Hei, tere hommikust kõik müügisõbrad! Ma loodan, et teie nädal on täpselt sama hästi alanud kui minu nädal ja päike paistab ja sellest tuleb suurepärane nädal. Ma tahaksin jagada teiega täna ühte mõtet ja see mõte sai tegelikult alguse mul eelmisel reedel, millal ma külastasin Aira Tammemäe korraldatud konverentsi Motivatsioon ja äri. Ja seal räägiti hästi paljudel erinevatel teemadel. Üks teema oli loomulikult Z-generatsioon ja kes meist siis ei oleks kuulnud sellest suurepärasest Z-generatsioonist, kes hakkab valima, millistes organisatsioonides nad töötavad ja milliseid tegevusi nad teevad ja millised nad ei tee. Ja sinna juurde veel võib-olla kõige humoorikam, et nad võib-olla ei ole ka nii järjepidevad ja töötavad teie juures 2 kuud ja siis töötavad mõnes teises ettevõttes jälle ja siis tulevad võib-olla teie juurde tagasi. Ehk siis mõttekäik oli see, et see seab järgmise generatsiooni juhtidele päris suured väljakutsed. Ja võib-olla ei ole siis Z-generatsioon enam nagu nii püsiv. Sõna püsivus on müügis üks väga oluline sõna. Ja püsivus selles, et niikaua kui sul ei ole püsivaid tegevusi või sa ei tee tegevusi püsivalt, niikaua ei tule sul ka müügis mitte kunagi head tulemust. Küll aga on müügis üks veel olulisem asi. Ja see veel olulisem märksõna või mõttekäik on see, et kas see, mida sa müüd, kas see toode või teenus sobib sulle või kas sa oled selle toote või teenuse ise endale ära müünud. Sest et vastasel juhul sa lihtsalt ei saa seda teha väga jätkusuutlikult ja väga järjepidevalt. See tähendab seda, et kui sa ei ole oma toodet või teenust endale 100% ära ostnud, siis sa ei ole veenev. Ja kui nüüd tõmmata paralleeli, siis ma ütleksin, et kui sa ei naudi oma toote või teenuse müüki, siis see hakkab sind kahandama. Me võime jagada töökohti kahte leeri, et ühed on kasvatavad töökohad, teised on kahandavad töökohad. Kasvatav töökoht on see, kus sul on pidevalt uus väljakutse ja see ütleme, müügivaldkonnas see toode või teenus meeldib sulle väga ja sa näed, et sa saad seal oma panusega seda toodet ja teenust edasi arendada, see läbi arened ka sa ise. Ja nüüd kahandav töökoht on selline, kui sa lihtsalt istud ja sul ei ole enam väljakutset ja see hakkab sind pärssima, sind kui inimest pärssima. Sa kaotad oma motivatsiooni, sa ei leia põhjust enam iseenda edasi arendamiseks ja selle juures on üks ülitähtis mõttekäik. Kui sa avastad ennast, et sa teed kahandavat tööd, siis sa pead ära minema. Sest et vaata, sul on ainult üks elu ja kell tiksub kogu aeg. Tik-tak, tik-tak, tik-tak. Ja teha selle ühe elu jooksul kahandavaid tegevusi, see on äärmiselt vale. Ma olen oma elus, ma tean lihtsalt, millest ma räägin ja ma olen oma elus mitu korda hüpanud tundmatus kohas vette. See tähendab seda, et tundnud, et see, mida ma teen, ei anna mulle enam midagi juurde ja lihtsalt liikunud edasi. Ja kui sa sulged ühe ukse, siis avanevad uued uksed. Ja ma tean, et see on hirmus. See ongi hirmutav mõelda, et ma sulgen selle ukse ja mine sa tea, kas uusi uksi ei avane. Alati avaneb uusi uksi. See tähendab, ma tahaksin, et sa mõtleksid sellel nädalal selle peale, et kas see töö, mida sa teed, eriti kui see on müügitöö, kas see kasvatab või kahandab sind. Ja kui see kahandab, siis liigu elus edasi ja vabasta see koht järgmisele, kellele see toode ja teenus suurepäraselt sobib. Seega, selle nädala mõte, sul on üks elu ja proovi seda elu elada nii, et sa pidevalt areneksid. Aitäh sulle ja näeme jälle!